Ja tere, mina olen siis Merili, väga meeldiv ja Kristeliga siis täna vestleme kõigepealt natukene ka tema õpingutest ja varasematest eluetappidest ja seejärel siis teises pooles me räägime siis siinsest näitusest ja töödest. Et jah, et ma alustakski tegelikult siis koheselt, kui Kristel, sa soovid võib-olla ka muidugi ise midagi alustuseks enda kohta veel öelda. Kõik on juba teada. Et ühesõnaga mind huvitabki see, et kuidas sa oled jõudnud kunsti ja disaini õpinguteni või kuidas sa jõudsid, et sa tegelikult esimese asjana peale keskkooli õppisid juurat ja töötasid isegi notaribüroos. Et seejärel sa siis sattusid õppima EKA-sse keraamikat. Kuidas see üleminek toimus ja mis sind siis ajendas sealt notaribüroost põgenema? Ma teen selle loo hästi lühidalt, sest et tegelikult on seal nagu palju etappe, aga tegelikult nagu esimene mõte pärast keskkooli oli ikkagi nagu EKA-sse minna sisearhitektuuri, aga siis kohe nagu ei saanudki sisse ja siis sain mujale ja siis tegin need tähtsad toimingud vahepeal ära, nagu juuraõpingud, mis olid hästi lõbusad ja väga toredad ja super huvitavad muideks. Ja siis ma töötasin vahepeal ajakirjanikuna, kirjutasin lugusid igasuguseid ja see oli väga põnev ka, mis aitas siis kaasa sellele ilma nagu sellise tohutu inspiratsioonipuhanguta kirjutamisele, et soovitan kõikidele proovida, et täitsa on võimalik töötada niimoodi, et kas või võtta mingisugune näitus või etendus või mis iganes asi ette ja proovida sellest kirjutada ilma, et see võib-olla ongi siuke kangem veel, et ilma, et see oleks väga nagu kõnetanud. Ja siis tegelikult me oleme kõik selleks nagu võimelised ja see oli nagu hästi hea harjutus, et sa pead hästi palju nagu intensiivselt nädalas mingi 3-5 lugu kirjutama ja sa ei suuda oodata seda inspiratsiooni ja siis see oli nagu hästi tore tegelikult selline mingi selline nagu üleminek, see kirjutamise siuke asi. Ja siis tegelikult ma tegin uuesti EKA-sse katsed nagu scenograafiasse, sest et sealt oligi, et tegelikult ma tegin scenosse ja keraamikasse ja ma olin nagu täiesti kahe vahel, et läheb põhimõtteliselt. Ja see teatri asi on nagu kogu aeg hästi nagu võlunud ja olnud see siuke kulisside värk ja kardinad ja nagu siin selle näituse puhul ka, et siuke nagu mingi väike siuke katmine või mingi selline salapära ja mis toimub seal taga ja mis on ees ja siukene väike nagu mõistatuse mäng on nagu alati nagu siuke põnev asi olnud. Ja siis ikkagi selle scenoga oli see, et jäi siis järgmiseks korraks ja keraamika tuli ja siis oli väga lõbus. Aga mõtlengi, et kas sa sel hetkel ei saanud valida, sa pidid nagu mingi järjestuse tegema, mis eriala sa valid või praegu on ka juba lihtsam, et mõtlengi, et kas sa ei saanud scenograafiasse sisse või sa pigem... Ma jäin sellesse väga spetsiifiline küsimus muidugi, et ma ei saanud riigieelarvelisele kohale ja siis keraamikasse sain riigieelarvelisele kohale ja siis nagu kui sa oled siuke noor inimene, siis sa vaatad ikka nagu neid asjade järgi ka. Ja. Ei, selles sotsiaalselt tuli mulle praegu üllatusena, ma ei teadnud seda. See teatrivärk oli kogu aeg nagu mingi teema. Ja tegelikult keraamikasse sa ju lausa jäidki isegi magistrisse välja EKA-sse, aga muidugi vahepeal sa siis näiteks käisid ka vabasid kunsti õppimas Londonis. Et mul ongi tunne, et see oli ka selles suhtes väga nagu hea lükke, et kuna disain ja vabad kunstid on nagu praeguses, ütleme kaasaegses kunstis ongi nagu nii läbi põimunud, et siis tol hetkel võib-olla isegi mitte nii palju, et siis sa kuidagi olid isegi võib-olla üks esimesi, kes keraamikaosakonnas ka õppides tegelikult hakkaski oma praktikas siis ka nii-öelda erinevaid meediumeid põimima, et sa kuidagi koheselt nagu
kasutasid seda võimalust ära, et õppida midagi natuke kõrvale ka veel, midagi muud. No, kuidas see London sind mõjutas ka? No tegelikult on minu meelest nagu kõik need nagu koolid ja kõik õppimised, noh, individuaalselt on ju, mida keegi nagu otsib, on ju, aga ma ise tunnen, et see kõik isegi EKA-st alustades kuni kõik koolid, siis see on ikkagi see suhtlemine ja inimestega jah, nagu sihuke mõtete vahetamine ja kõik see on nagu tegelikult number 1 ja siis sa alles jõuad selleni, mis sa seal koolis nagu tegema hakkad või nagu nende nii-öelda ülesannete juurde, aga kõigepealt on selline just see nagu nii-öelda kohanemine ja nagu sisse imamine on nagu, et sa võtad kogu seda infot ja näiteks kui sa lähed vahetusõpilasena, siis sul on see, et sul tulevad mingi igast maailma otsast inimesed kokku ja siis sa tuled, noh, siis mina Eestist on ju ja siis sa saad nagu kogu selle info, kõik tulevad nagu kuidagi ka sedasama asja tegema, vahetama infot ja siis seda kõike on nii palju ja siis see on nagu õhku visatud ja siis, kui see hakkab nagu kuidagi nagu maha langema, siis sa sealt võtad nagu selle inspiratsiooni ja hakkad midagi tegema. Vähemalt nagu mul töötas see nii, et see seltsielu oli nagu hästi-hästi oluline alati. Ja sealt, noh, näiteks, kui sa võtad nagu, mida ma nagu Vancouveri puhul alati nagu imestasin, oli see, et ükskõik nagu täiesti vabal ajal, kui inimesed said kokku, siis et arutati, räägiti ikka mingid nagu teooriaid ja kogu aeg räägiti kunstist ja see oli nagu sihuke elu osa, et see oli nagu hästi nagu põnev. Et need, kes siis ei tea nii täpselt, siis Kristel õppiski siis magistris veel vahetuses Vancouveris ja ka USA-s Rhode Island School of Designis. Et selles suhtes ja sa oled nagu väga erinevatel maakera osadel saanud elada ja Vancouverisse sa jäid lausa 6 aastaks. Et võib-olla siis räägigi jah, natukene lähemalt ka, et mis see periood sulle seal, mis uksi see sulle seal avas, et mind huvitab ka siis muidugi see, kuidas sa seal tegelikult ka filmitööstusesse jõudsid, et ühel hetkel sa sattusid siis kunstnikuna töötama filmide ja seriaalide juures, et kuidas see nagu üleminek toimus? Teen ka selle hästi lühidalt, aga tegelikult on üks nagu fun fact, et nagu need kohad, kus ma olen elanud, on ju, nagu Inglismaa, siis Providence, Rhode Island ja siis Vancouver, et nad on kõik nagu ingliskeelsed ja siis üks ongi nagu Britain, siis on New England ja siis on British Columbia. Ehk et nagu see kõik on nagu kuidagi ka omavahel nagu seotud ja see on krooni all. Et see on ka nagu huvitav. Samas jah, kultuuriruumide mõttes ikkagi ka üsna erinevad. Jaa, väga erinevad jah. Et tegelikult oligi niimoodi, et kui ma esimest korda nagu Vancouverisse läksin, siis ma arvasin, et see ongi nagu Ameerika. Noh, selles mõttes, et kuna ma ei olnud Ameerikas veel käinud, siis mulle nagu siis Põhja-Ameerika on ju, et siis ma arvasin, et Kanada inimesed ja Ameerika inimesed on nagu justkui nagu, et see vastas nagu nii-öelda mida ma sinnamaani nagu teadsin, et millised need inimesed on. Aga siis pärast seda, kui ma olin Ameerikas ära käinud, siis ma sain aru, et nad on täiesti erinevad. et täitsa teised tüübid. Aga Kanadas oli hästi huvitav ja ma olin esimene inimene, nagu esimene õpilane, kes oli vahetuses Vancouveris ja siis mind nagu võeti vastu nagu mingid royaltid seal ja kõik olid nagu käed laial ja mingi saatkonnad ja ma ei tea, nagu kõik selline nagu hästi. See oli siis Kunstiakadeemiast? Jaa, Kunstiakadeemiast ja siis see kõik oli nagu hästi väärikas ja siis ma tundsin ennast nagu hästi erilisena. Ja siis kõik need asjad, mis ma seal õppisin, oli ka väga nagu huvitavad ja nagu näiteks me olime käinud ennem seal Kulea koos, on ju, keraamika selles uurimuskeskuses Taanis
keraamika osakonnaga ja siis ma olin nagu hästi palju nagu tähele pannud näiteks Justin Novaku töid, et nagu ta on hästi detailne, siuke figuratiivne, aga ikkagi nagu hästi nagu põnev kunstnik ja siis ma lähen sinna, Justin Novak on nagu mu õppejõud ja siis ma mingi, issand jumal, välismaa on ju. Et kõik on nagu täitsa nagu põnev lugu on ju ja siis noh ja nii edasi on ju, et kes nagu skulptuuri andis Ruth Baer ja nagu, et kõik nagu hästi nagu gifted inimesed, kes hästi palju võtsid sellist nagu sellist nagu noore kunstniku, et ma tean kõiki asju õudselt hästi, nagu seda võtsid nagu seda auru võtsid maha ja siis hakkasid nagu rahulikult toimetama. See oli jah, nagu põhimõtteliselt õppisin niisugust nagu, et kuidas nagu research'i teha ja nagu ka nagu niisugust kirjutamist ja noh, nagu pigem ja Vancouveris on niisugune akadeemiline lähenemine nagu teistpidi akadeemiline kui nagu siitpoolt. Et nagu huvitav ja niisugune väga põnev oli see ja siis no mingi hästi suure ringiga sealt edasi see, kuidas ma filmi jõudsin, oli see, et kui ma lõpuks olin oma lõputöö nagu Eestis ära kaitsnud, kuigi ma olin nagu terve magistri on ju umbes ära olnud, siis ma tulin ikkagi, lõpetasin EKA ja siis läksin kohe tagasi Vancouverisse ja istusin põhimõtteliselt rannas maha ja niimoodi, et ma olen nagu 24 aastat koolis käinud järjest, et ma tegelikult tahaks hullult chillida, aga et kuna ma olen nüüd nagu nii vana inimene, et siis ma pean päriselt nagu hakkama nagu suure inimese elu elama, tööl käima ka, raha teenima ja siis me istusime seal rannas ja jõime valget veini, suvine õhtu ja siis ma olin juba selle portfoolio sinna filmi sisse andnud ja mul ei olnud isegi veel telefoni Kanadas ja siis nad helistasid mu sõbranna numbrile ja ütlesid, et umbes, et Kristus on homme hommikul kell 7 tuled sinna nagu ja siis see oli mu esimene töö ja siis ma läksin sinna niimoodi natuke jänesesaba nagu püksis värises ja siis nad olid nagu siuksed, et nii, tule sisse ja palun hakake kohe tegema neid asju, et noh, et seal ei olnudki nagu seda kohta, et umbes, et nii, et võta see ja tee seda, vaid nagu, et sa hakkasid lihtsalt kohe tegema ja sul ei olnud nagu mitte mingit pikemat juttu ja põhimõtteliselt nagu terve selle aega, kui ma seal töötasin, oli täpselt samamoodi ükskõik kellega. Et kui sa nagu midagi teadnud või nagu tundus nagu hirmutav, vahest oli isegi see, et sa läksid uute projekti tegema niimoodi, et sa istud mõtlesid, et oh my god, et nagu ma ei pea poolt päeva ka siin vastu ja siis sa olid terve selle productioni nagu lõpuni, siis tegelikult nagu ongi, et sa siis mõtled kõik asjad välja ja nii ongi, isegi kui sa ei tea. Aga mis sa oled, kas just see, et sinu samamoodi, et sa taustad, sul tegelikult oligi oskus nii erinevad materjale võib-olla ja tehnikaid kasutades olid tegelikult õppinud võib-olla täiesti erinevad meediumid, kas see tuli sulle nagu kasuks, et tihti tõesti Londonis vähemalt küll mulle mulje jäänud, et hästi palju õpetatakse seda kontseptuaalset poolt, aga mitte siis nagu materjali enda töötamist, et EKA see nagu endiselt hästi tugev osa, mis omandatakse, et võib-olla see oli siis ka sinu nagu trump nii-öelda. Tegelikult jaa, see täiesti õige, et Londonis oli küll hästi teoreetiline kõik ja siuke tõesti, et sa võisid nagu meil oli isegi mäletan mingi hindamine selline, kus üks tüüp istus lihtsalt laua taga ja ütles, et ma loen alles. Ja see ei olnud nagu show, vaid ta nagu, et ma ei panegi midagi välja, ma ei ole veel jõudnud, et ma alles nagu loen. Või noh, nagu, et see oli nagu okei ja siis keegi ei tülitanud teda enam. Aga siis näiteks USAs ja Kanadas oli nagu väga nagu materjalipõhine ja noh, risti on nagu sul on nagu sellised nagu stuudiod, et nagu 2 seda ruumi oli näiteks mul, et ma sain mingit skulptuuri teha seal ühel inimesel või noh, nagu, et see oli nagu väga materjalipõhine. Aga jaa, ma arvan jah, et see võis olla üks asi. Aga kas sa oled ka mõelnud jätkata filmikunstnikuna näiteks ka Eestis? Olen küll. Sa oled ju teatrilavastustest teinud ka, see on ka... Jaiki tegin. Just, aga tead, kas sa oledki mõelnud ka just nagu
sellega nagu Eestis ka jätkata, et ühel hetkel nüüd Eestisse kolisid tagasi 2019. Ja, kõik on võimalik. Mulle meeldib igast asju teha. Ja mulle meeldib igast asju teha. Aga ma tegelikult täitsa huvi pärast lihtsalt küsikski, et miks sa otsustasid Eestisse tagasi kolida, et sa olid 6 aastat juba ainuüksi Vancouveris, et mis sind Eestisse tagasi tõi? Eestisse tõi tagasi see, et otsustasime Eestis elada, kui laps on väike. Ja siis see oli nagu tundus nagu hea koht, jah. Et ühesõnaga selliseks pere loomiseks. Ja siis võib-olla liikumegi tegelikult siia näitusruumi, sest et me oleme ikkagi siin ja räägime natukene lähemalt siis sellest näitusest ka, et tegelikult 2021 siis suvel, eelmise aasta suvel sul oli näitus Paradise, I Already Went and Came Back Vilniuses, AV17 galeriis, et see on siis tegelikult edasiarendus sellest näitusest. Et võib-olla sa korraks tutvustaksidki kõike, kuidas see kõik alguse sai ja kuidas see lõpuks, mis kujul see siis siia muuseumiruumidesse nüüd jõudis, et mis osa sellest on nagu muundunud või muutnud ja miks ja kuidas? Tegelikult oligi nagu põnev oli see, et see AV17 galerii Vilniuses, see näitus pidi toimuma ka mitu korda varem, aga siis tuli koroona ja kõik muud asjad ja siis me lükkasime seda põhimõtteliselt 3 korda edasi ja siis kui see eelmise suve kuupäev hakkas kätte jõudma, mingi paar kuud ennem, siis läks Vilnius täiesti lukku ja siis pakuti välja, et äkki lükkaks edasi ja siis mul oli nagu see, et ei, et me praegu lihtsalt paneme nagu need tööd üles ja teeme selle näituse ära, et see tundus juba nagu niimoodi, et kõik on juba nagu nii valmis ja ootab, et ma ei tea, et kas see aasta aja pärast enam nagu tundub nagu nii huvitav. Aga see tuli kokku väga siuke õhuline ja selline nagu kuidagi nagu kerge ja ma isegi imestasin seda, kuidas selle install oli nagu esimest korda elus oli see, et ja nüüd siin oli teist korda elus, oli see, et mõtlesid, et kõik asjad on üleval ja mul on umbes mingi terve päev veel aega või kuidagi, et alati on see mingi viimasel hetkel umbes, et kõik on läbi umbes, et avame homme, on ju. Ja siis sa saad kuidagi valmis selle, aga tavaliselt on ikkagi nagu viimasel minutil kõik, aga siis see oli kuidagi, kõik oli nagu valmis ja helge ja nagu päike paistis ja ilus ilm ja nagu siuke tore. Ja siis, kui disainimuuseumi direktor Kai Lobjakas kirjutas mulle, et kas sa tahaksid teha seda sama näitust meie muuseumis järgmise aasta alguses, siis et see kuidagi haakub nende programmiga või teemadega, siis mul oli hea meel ja ma mõtlesin, et nagu, et lihtne, et näitus on valmis. Aga siis tegelikult ikkagi see ruum nagu määrab nii palju ja siis tulin siia, vaatasin, et tegelikult üldse ei ole valmis, et nagu paari asja nagu saab kasutada, aga isegi need tuleb nagu ümber kuidagi sättida või ja siis siis hakkas nagu kõik otsast peale ja kogu see, et tegelikult mina tunnen, et see näitus on nagu täiesti uus või nagu täitsa nagu värske ja siuke hoopis mingisuguse teise energiaga, kui oli Vilniuse näitus. Vilniuse näitus oli nagu selline nagu voolav vesi natukene. Siin on natuke nagu siuke, ma ei ütle, see on nagu voolav vesi, aga siin on kuidagi nagu mingisugune nagu mingist ringis käib ta nagu mingist nagu teistmoodi liikumine nagu. Ja seal ta oli kuidagi selline nagu ma ei tea teistmoodi. Aga kui ma praegu mõtlengi see ruum lihtsalt siin on absoluutselt väga selline helge ja hästi selline turvaline, harmooniline ja kõik need toonid on siin väga sellised pastellised. Väletud see heli, mis on väga intensiivne, et see ei ole osa näitusest. Aga siin on, näitusel on heli, mis me kinni panime tegelikult, see on Sten Saaritsa
komponeeritud spetsiaalselt selleks näituseks heliteos. Just sellest ma tahtsingi selle kohta ka küsida, et tegelikult sa oled just Steniga varem ka koostööd teinud, et selle näituse jaoks on nüüd spetsiaalselt heli loodud, et 2018 te tegite Hobusepea galeriis koos siis duonäituse. Et võib-olla siis korraks räägid varem ka koostööd. Et põhimõtteliselt, et Steniga nüüd selle näituse jaoks oligi see, et tema läks kuskile metsa, hakkas põhimõtteliselt mingi kuu valgust salvestama ja siis päikesetõusu ja sellist kõike seda on ju. Ja siis 2018 aastal, kui me tegime Hobusepea galeriis näitust Zero G Tonic, siis me tegime enne seda sellise nädalaajase residentuuri Rabasse, kus me siis iga öö, just mitte päeval, vaid öössel nagu hakkasime matkama Rabasse läbi metsa ja nägime nagu tõesti nagu väga uskumatuid asju seal, näiteks vasta hommikut tagasi tulles näiteks, et sa oled juba nagu siuke nagu väsinud ja siis sa ei saa aru, kas need mingid miraažid on ja siis me oleme jälle nagu mingi vales kohas ja siin vajub ja siit ei saa läbi ja mingi kõik telefonid on tühjad ja mingi kuidagi sättisime seal ennast ja siis järsku ilmub mingi kits, siis teeb õhus tiiru ja kaob, on ju. No mingid sellised asjad, et nagu, et täpselt, et sa näed nagu mingid täitsa uskumatuid asju öösel, aga tegime, ühesõnaga, mis me tegime, oli see, et me salvestasime raba sees kontaktmikrofoniga helisid ja seal ümbruses ja vau, see heli läheb päris valjuks siin ja siis pärast seda ja väga tehislikke. Et ja siis me kandsime selle nagu galerii keskkonnas nagu üle ja siis ehitasime sinna rabatee ja tegelikult oli selline nagu kolmnurkne see siuke svammilik maastik, kuhu siis sa said paljajalu peale astuda, et see kõik oli nagu selline järjekordselt selline nagu inimese nagu soov tõlgendada või kirjeldada seda, mida ta on kogenud või läbi elanud, aga et see alles on nagu mingi renderdus või see oli ka selline dialoog nagu pigem mingisuguse reaalsusega, aga mitte nagu mingite avataridega, vaid pigem sellega, kuidas me nagu selle nagu siis tehnikaga koos töötame või kuidas nagu kõik on niisugune. Aga jah, seda ma enne, kui ma siin hakkasingi rääkima ennast väga pastellisetest toonidest ja harmoonilisest keskkonnast, et siis meil jah, et mõte jooksiski nagu see sinna, et tõesti justkui selle näitusega oleks sinu loomingus natukene teistsugune etapp, et tõesti varem, kasvõi kui me mõelda selle puhtalt värvipalettile, siis sul on olnud väga sellised ma ütleks nagu pigem mingid neoonvärvid ja väga sellised intensiivsed värvitoonid ja palju rohkem tõesti sellist tehnoloogiamaailmaga nagu inimene ja tehnoloogia, inimese tehnoloogia vastandamist. Kuigi ka siin on absoluutselt, näiteks samamoodi see puuoks on ju, mis on nagu samamoodi on ju, see on jäljend siis tegelikult ju puidust puuoksast on ju, näiteks selle töö puhul, mis on samamoodi jällegi sellise nagu loodusliku ja kuidagi ütleme sellise inimese nagu püüdlusega sellist midagi veel ideaalsemat, kui looduses juba eksisteerib nagu luua, on ju. Et see on nagu natukene, see seos on täiesti olemas, aga siiski, et mulle tunne, et sinu varasem looming on jah, palju rohkem nagu sellise tehnoloogia maailmaga tegelenud ja seda uurinud, kui see siinne näitus praegu. Et kuidas sa ise seda samamoodi siis mingid selliseid üleminekuid ja protsessi oled nagu enda jaoks mõtestanud, et see on ilmselt väga orgaaniliselt olnud sinu jaoks, aga et see on huvitav, et selline nagu väike muudatus on toimunud ikkagi. Ma mõtlesin selle oksa peale, kui sa rääkisid, et see nagu, et esiteks on nagu see, et see on natuke nagu see korall ka, et ta on nagu preserveeritud on ju, et ta on nagu justkui nagu inimese soov nagu teha mingeid asju, mis oleks nagu umbes igavesed või midagi sellist on ju, et mingi oks, et mädaneb ära on ju, aga et võt mina nüüd tegin on ju, et siin on nagu, et on ju. Et see on ka natuke nagu see mäng ja samamoodi et see siuke nagu
inimese sekkumine, et noh, et näiteks, et seal selle koralli sees on 2500 mageveepärlit, mis on nagu noh, et pärlid, eks ju, et noh, et muidu, et võtad karbist lahti väikse pärlikese, leiad ookeani põhjast, on ju, aga et need on kultiveeritud, need on inimese kasvatatud pärlid, aga sellegipoolest noh, justkui nagu nad on päris pärlid, on ju, et see inimese sekkumine ja proovimine nagu mängida natuke nagu jumalat, on ju, et me loome kogu aeg mingisuguseid täiesti nagu uusi, noh, nagu, et meil on ilma lihata liha ja nagu noh, kõik on nagu ilma nahata nahk ja nagu mingi noh, et kõik need asjad on ju, et ja see on tegelikult väga palju sellise nagu tehisintellektiga või kogu selle niisuguse nagu tehislikkusega nagu seotud nagu ikkagi, et see on nagu päris ja me ei tee nagu enam nagu tegelikult nagu väga suurt nagu vahet, on ju. Tegelikult samamoodi, see on nagu jää, on ju. Poeetilisemal kujul, et selles suhtes, et jah, et siin ei ole see nagu nii ilmne, võib-olla nagu su varasemate näituste puhul, et see ta on nagu peidetud rohkem, jah, nende tööde, nende vormide ja materjalide taha samamoodi, et aga tead, sellega oli nagu see asi, et kuna mul oli nagu siuke paus sisse, on ju, ma sain lapse ja siis mul oli nagu see tunne, et see oli nagu täiesti siuke nagu restart, et ma mõtlesingi lihtsalt seda, et ma lasin nagu kõik lahti, et ükskõik, et mis on nagu olnud, et nagu mida ma tahan teha, hakkasin nagu rahulikult tegema. Ja siis see nagu tuligi täpselt niimoodi kokku. Ja see ongi nagu pigem see, et nagu millises meeleseisundis sa oled, kogu see loomine tegelikult käib niimoodi, et nagu miks see kogu kõik oli siuke väga nagu punk ja nagu kiire. Ma arvan, et see oligi nagu, see väga hästi väljendas nagu minu nagu elu ka. Et ja millega ma nagu kokku puutusin ja kõik olid nagu, et siin on see teema ja siin on see teema ja siis on see ja siis on see ja nagu kõigest tahaks rääkida ja siis tahaks nagu edasi nagu swipe'ida, on ju, et järgmine teema. Just ja tegelikult seda näitust ka siin ehitades, et kokkuvõttes jah, mulle väga meeldib see kardinate lahendus ka, mis me tõime sisse, et selles on midagi väga teatraalset ja tõesti ka nagu midagi, mida sa ei ole otseselt varem oma oma näitust kasutanud, aga kuidagi see oli nagu nii loomulik ja sinulik, kui see lõpuks nagu kuidagi pinnale jäi kõikidest nendest lahendustest, mis me mõtlesime, et see tõi samamoodi ju tegelikult sisse jällegi sõna otseses mõttes siis tegelikult sellise ongi teatraalsuse ja kõige see, millega sa oled varem oma, ütleme siis võib-olla just filmikunstniku ja teatrikunstnikuna nagu tegelenud, on ju. Et jah, see nagu, et mida sa tahad näidata, on ju. Ja isegi nagu see, kuidas need teosed on nagu toodud välja, et siis need on ka nagu hästi, need nagu hõljuvad õhus või kõik on nagu kuidagi nagu suspendid, on ju. Aga ma mõtlesingi ka, et tegelikult võib-olla esiteks on publiku seast ka küsimusi vahepeal tekkinud, keegi soovib küsida ja siis ma mõtlesin, et tegelikult sa võikski korraks ka rääkida just iga selle töö tausta kohta natukene, et näiteks need fotod on siin pärinevad mõlemad aastast 2015, kui sa õppisid, elasid Vancouveris. Ja seda siis see foto oli sul ka Vilniuses väljas, väiksemas formaadis küll. Ja selle foto me siis valisime näitusele, siia näitusele ja tegelikult seda sa ei ole ka varem kuskil näidanud, et see on väga huvitav lugu tegelikult, kuidas sa need teinud, kus ja kuidas sa need teinud oled. Selle fotoga oli niimoodi, et see foto oli nagu teada, et see tuleb siia, et selline nagu juba teemas, aga siis seda fotot ma näitasin alguses Merilinile ja ütlesin, et just sellises nagu suuruses ja natuke siuke ikoonilik või selline nagu püha mingi kivi, et ta on oodanud seda kohta, kuhu ta nagu sobitub. Ja siis Merilin oli, et ma nii meeldib see töö, et paneme selle siia sisse. Ja see oli tegelikult nagu pärast nagu võttis nagu kõik selle nii hästi kokku, et see fotoseeria on tehtud Vancouveris, kus on vihmametsad ja see on tehtud nagu täiesti keset päiset päeva või? Ongi päist päeva. Päiset päeva. Keset päeva. Ja siis seal oli vahepeal nagu, seal on nagu selline valgus, nagu see oleks lastud nagu lambiga peale, sest seal on tegelikult nagu, need puud on nii kõrged ja et seal võib olla nagu nii pime,
et osad fotod on täpselt sellised, nagu sa näed ainult nagu seda detaili, näiteks mul nagu käsi, mis hoiab nagu seda oksa on ju, ja siis kõik ülejäänud on pime, aga nagu sa näed ainult nagu seda ühte detaili, et see oli nagu huvitav ja siis see tüdruk ise on Jeanette, kes on tantsija ja siis ta tantsis koos ühe oma teise tantsijast sõbraga läbi selle metsa ja nagu erinevad nagu läbi vee ja läbi nagu seal on nagu, et ansamblal on ju. Ja see nagu meie eesmärk oli siis kuidagi näidata seda tema nagu sama olemist oma maaga, sest ta on nagu, ta väga austab ja nagu kõik Kanada inimesed austavad seda, et nad on settlerid on ju, et nad on nagu tulnud võõrale maale ja tema on siis nagu see pärismaalane. Ja siis ta ühesõnaga, see on nagu väga au sees ja siis see kuidagi oli see lugu nagu selle sees. Ja see oli nagu üks tore päev. Nii. Ja mõnes mõttes just see ring, mis siin moodustub ka, et see läks nii toredasti selle kuidagi selle elutsükli mõttega, sellega, kuidas need tsüklid või elu on nagu spiraal, et ühest otsast nagu algab, lõpeb, aga samas ta justkui ei lõppe, et lõppe kunagi ka, et sa justkui käidki neid erinevaid ringe ja tsükleid, need nagu korduvad lõpmatuseni, et selles suhtes ma olen väga õnnelik, et me kuulsime selle töö, aga et võib-olla siis korraks räägidki veel teistest töödest ka. Näiteks see, ma räägin ühe hästi praktilise asja ära, et see nagu, kui ma tegin Vancouveris omale, ehitasin stuudio, siis see vaas on tegelikult sellest esimesest, minu uue ahju esimesest põletusest, see oli nagu proovipõletus oli enne, aga siis see on sealt ja siis kuna ma otsustasin seda mitte glasuurida üldse, sest seda rändas minuga Kanadast kaasa, siis ka teised amforalikud objektid on glasuurimata ja nagu mind väga võlub see materjal ja tegelikult nad tunduvad nagu nad oleks lihvitud või viimistletud, aga tegelikult on nad lihtsalt jäetud täpselt niimoodi nagu ma sõrmega nad tõmbasin ja kõik. Et siin ei ole nagu mitte... Glasuuri ei ole. Jah, glasuuri ei ole ja mitte midagi ei ole tehtud nagu ka. Ja siis see tundus mulle justkui nagu, kui ma nagu seda eemalt vaatasin ka, et nad on nagu joonistatud, et see on nagu siuke nagu natuke nagu sketš, et nad on siuksed nagu vanad grafiidi joonistused või midagi sellist ja siis ka nagu selline natuke nagu mälestus, et mis nagu kogu selle installatsiooni kokku minu enda jaoks viib ka on see selline, nagu sa ütlesid, nagu tsüklid, et mingi ring on ja nagu see tütarlaps samamoodi, et ta on nagu kogu aeg seljaga, et kas ta nagu varjab midagi või ta on nagu, kas tal on nagu mingisugune nagu mingi raskus või ta on nagu endasse tõmbunud või ta nagu häbeneb või mingi asi nagu, et midagi nagu toimub ja see on nagu väga nagu huvitav, et nagu minu jaoks oli, et see algab nagu sellest ja siis see käib oma nagu selle ringi ära ja siis ta on nagu, et ta jõuab nagu sinna samasse kohta, aga võib-olla nagu täiesti uude kohta, et seal on nagu kogu aeg on nagu mingisugused nagu mingid tsüklid nagu, kus sa käid läbi ja siis tegelikult elu on kogu aeg uus, aga ta tegelikult hästi palju nagu kordab ennast, sest et sina oled seal sees nagu kogu aeg seesama on ja ka kogu aeg uus. Ja siis siit ka edasi, et ma olen väga õnnelik, et me otsustasime selle puuoksa teha akrüülvaigust just selle ruumi pärast, sest AV17 galeriis, kus see näitus siis nagu algselt oli, siis seal oli betoonpõrand ja siis siin on laudpõrand ja siis see kontrast oli nagu, ei tulnud nagu välja ja siis ja sellest juba rääkisime ka, et kuidas see on natuke nagu siuke nagu inimese sekkumine ja tehislik ja kõik see. Ja see skelett, nagu kogu see Heegeldise skelett, et see on siis nagu täpselt samamoodi see, et mis hoiab nagu seda kõiki asja nagu koos ja siis sinna juurde on nagu põimunud igasugused erinevad nagu
stsenaariumid ja siis nad on nagu natuke erinevast materjalist, aga samas nad nagu tunduvad ikkagi seesama ja see on kõik selline nagu susa-pusa, mis nagu lõpuks paned kokku ja ta tundub sulle nagu loogiline. Ja samas pead justkui võib-olla alustama uuesti selle lahtiharutamist. Ja. Kui see on vajalik, aga jah, minu jaoks selle algusest peale kuidagi need pesad mõjub, minu jaoks on nagu pesa, mis need on seal, et sellepärast tundus kogu aeg nii turvaline, tahaks sinna sisse pugeda, et see on täpselt selline töö, et väga sellist turvatunnet loov samal ajal. Ja nende magevepärlitega, seda sa natukene enne juba rääkisid, aga see pealkiri oli sul väga vahva, et mul see korraks peast midagi mäletada. See oli niimoodi, et ma hüppasin vette läbi 2500 pärliga portaali. Just. Et ma hüppasin kruiisilaevalt ja kruiisilaevalt. Sellele turismindusele nagu sellega vihjata. Aga tead, see tegelikult ma ise turistidele ei mõelnud, aga see on tegelikult päris hea teema, päris hea mõte, aga ma mõtlesin just selle nagu jälle sellise nagu ülima utoopia peale, et mis asi on kruiisilaev, on ju, et kuidas nagu Minu just mõtlesin sellele, et kuidas sa võid sõita teinekord mingisuguse imepisikese asja pärast kuhugi teise maailma otsa, et seda hästi näiteks kalli raha eest kuskilt osta ja samal ajal mõtlemata sellele, mida see kõik tegelikult näiteks loodusele tegelikult kaasa toob, et selles suhtes jah, selline nagu laiemalt globaalse turismi nagu tagajärg. Aga jah, see on tõsi, et sinu nagu algses mõttes seda ei ole sees. Ei, aga see on nagu huvitav, kõik mõtted on alati huvitavad. Aga see, ja mul nagu see kruiisilaev nagu lihtsalt tundub nagu tõesti selline natuke nagu huvitav fenomen. Ja siis ka selline hästi nagu kokku pandud maailm või selline, et wow, et kaunis ja särav, aga täiesti utoopiline on ju, ja siis sa nagu põgened sealt ja siis sa nagu sukeldud läbi selle maailma ja midagi sellist. Ja ma tegelikult küsikski veel seda, et ikkagi kogu näitus tiirleb siis paradiisi mõiste ümber, et paradiis on jah, see huvitaval kombel siis on koht, mida läbi sajandite on püütud mõtestada, mõista, eriti ka näiteks geograafilises mõttes on püütud siis kuskile seda paigutada, et kus see paradiis siis asub, et erinevad kaardid, mis on loodud, on ju võimalike asukohtadega ja ühel hetkel siis, kui meie selle praegune maailmakaart nii-öelda sai kokku pandud ja siis nagu tuligi välja, et tegelikult seda paradiisi nagu ei olegi sellel kaardil, et me ei saagi seda sinna panna, et hetkel vähemalt mitte, et siis ma küsikski, et mis see paradiis siis sinu jaoks ikkagi, mida see tähistab ja kus see sinu jaoks paikneb? Ma tahan ikkagi selle nagu ütelda, et mulle meeldib, et Merilin seda küsib, sellepärast, et siis ta oli nagu hästi mures tegelikult algusest peale, et paradiis on nagu nii suur sõna ja et umbes, et tulevad mingid sellised, võib-olla mingid religioossed nagu konnotatsioonid ja et mina ütlesin, et ei, et see ei ole nagu otseselt sellega seotud, et see on nagu pigem nagu, et sõna, et võtame seda nagu kergelt, on ju, ja siis Merilin, et no mõtleme ikka alternatiive, et mis see pealkiri võiks olla, ja siis mõtlesin talle, et universe is my brother, et universum on mu vend, on ju, mille peale nagu Merilin oli täiesti niimoodi, et okei, jääme paradiisi juurde. Ma olen väga õnnelik, et me valisime lõpuks selle mulle nagu tohutult. Sest ma suhtsin sind veenda, et paradiis on nagu väga lahe sõna. Aga see on siuke väga lihtne küsimus tegelikult. Jaa, et paradiisiga mul ei ole üldse nagu mingit probleemi nende sõnadega ka, et paradiis tegelikult on nagu kõikidele asjadele on nagu justkui nagu seletus, kui sa tahad neid seletada ja tegelikult on nagu kõik väga müstiline, on ju, et kuidas me töötame ja samas natuke selle müstika taga on ka mingit selgust. Et siis põhimõtteliselt mina mõtlesin paradiisist nagu pigem nagu hästi
nii nagu me nagu maiselt sellest aru saame, mis siis tähendab seda, et see on selline külluslik, kaunis, sihuke päike nagu tuleb, ma ei tea, silma sisse paistab ja kõik on hästi helge ja sihuke rahulik ja puhas ja nagu selline, noh, ma ütlen nagu, et selline nagu kerge nagu olek. Kas see koht nagu eksisteerib nagu geograafilisel kaardil, siis tegelikult ma ei tea. Olulisem ka teekond selleni, et ja see teekond siis võibki olla ka väga orgaaniline, lihtne, aga võib olla on ju selline väga konarlik ja väga selline keerukas on ju, et siin jõuda, et jah. Ma lihtsalt mõtlesin, et küsin viimase küsimusena sellega. Aga see on nagu siuke asi, millest saab nagu läbi käia, vaata, et sa käid ja siis, sest et nagu ikka, et vaatad üles ja alla ja niimoodi käib see elukene on ja siis vahepeal on nagu mingi rahulikum periood ja tasakaal ja siis kelle jaoks nagu, kus see paradiis nagu parasjagu asub. See ongi kõige huvitavam, et kuidas keegi, kust keegi selle leiab ja kuidas keegi seda mõtestab. Kas publikul on äkki ka meile veel küsimusi ja siin enne, kui me lõpetame? See heli ikka ei taha üldse lahkuda täna. Mina tegelikult tahtsingi veel viimase küsimuseni ikkagi küsida ka, et mis järgmised plaanid ka on, et me ei ole nagu edasistest plaanidest üldse rääkinud, et mis siis ikka peale seda näitust ka tuleb? Paradiis. Ma olen esmaspäeval reisile. Täpselt, sa lähed sõna otseses mõttes. Randa, ujuma. Aga mis edasi saab? Edasi, nagu sa tahad konkreetselt teada või midagi? Ei taha väga konkreetselt. Ma arvan, et me teeme midagi head. Ja nagu ma olen seda enne ka maininud, et ma ei ole nagu liiga palju oma elu kureerinud ja ma olen nagu usaldanud seda flow'd ja kuidas nagu asjad liiguvad ja täpselt samamoodi nagu see kõik ka väga nagu orgaaniliselt jõudis siia ja kuidas ma orgaaniliselt käisin vahepeal ära ja tulin tagasi ja võib-olla nagu ei tulnud tagasi, vaid läksin edasi siia, kus ma ei olnud ennem käinud sellena, kes ma olin ennem või mis iganes, et ma arvan, et häid asju. See on ju kõige parem lahendus alati. Aga väga tore. Aitäh. Minu poolt on kõik. Ma ikkagi loodan, et keegi soovib veel midagi küsida. Ma võib-olla küsiksin siis, et see kulgemise teema nüüd jäi, et kogu aeg ei kummitama, et kust tulid need valikud ikkagi, et see Kanada ja ütleme need edasiste õpingute või need kohad, et need valikud, et kuidas see siis sinna kulgesid või mis siin nagu ajendas sinna kulgema või kuidas käis? Tead, üks tegelikult olulisi asju minu jaoks oli see, et ma saaks keelest aru. Sest et mul oli ikkagi nagu väga nagu see Konstfack Rootsis oli mul väga sõelal ja siis mingid muud asjad ka, aga tegelikult ikkagi ma teadsin, et noh, ja muidugi tegelikult sa mõtled selle peale, kus sul huvitav on, et nagu London, New York, mingi, et big cities, jah, et noh, et nagu kus nagu saab pulli on ja kus nagu lahedad inimesed elavad, et nagu, et lõbus oleks, et see on nagu alati olnud nagu väga oluline tegelikult. Aga Vancouver? Vancouver on väga kihvt koht, jah. See on selline, Vancouver on nagu nii rikkalik, et seal on nagu kõike, et seal on no mis tegelikult nagu looduse mõttes ka, et mis mind täielikult ära võlus oli see, et sul on ilus talv, hästi lühikest aega, eestlase unistus on ju, ja siis mingi märtsikuust on sul nagu kirsipuud õitsevad ja inimesed on pargis ja mingi kõik on nagu hästi tore ja samal ajal sa sõidad 1,5 tundi üles Whistlerisse suusatama on ju. Et mulle nagu väga sobis see ja pluss, et sa nagu oled kogu aeg ookeani ääres.
sa lähed paadiga merele, sa lähed suusatama, sa käid seal jalgrattaga sõitmas, samas sul on nagu suur linn, sul on nagu sihuke suurlinna elu ka, aga siis sa oled nagu täiesti nagu ka nagu looduses, et see on nagu nii võluv ja see, ta on nagu nii suur ja rahvaarv on või ütleme, populatsioon nagu Vancouveris on nagu väga väike selle kohta, et see on nagu hästi nagu fantastiline koht, ja et selle järgi ka. See oli 6 aastat. See nagu täiesti läks nii ruttu ja samas ma imestasin, et sa oled ainult 2 või 3 aastat siin. Nii aktiivne lihtsalt. Ma tean, jah. See on nagu nii lühike ja teile tuleb, või ma ei tea, mõlemad nagu lühikesed, võib-olla see on nagu kõrvalt vaataja. Aga selle, ja siis ma sain, kas sa nüüd siis, sa rääkisid, et sa tulid tagasi, eks ole, siia lapse pärast ja last kasvatama ja kui väike on siis või kas sa mõtled veel tagasi minna või edasi minna või sa ei tea lihtsalt vaatad, mis elu toob? Tead, ma ei tea praegu, et selles mõttes, et võib-olla on hoopis mingi muu koht, aga ma nagu tunnen küll, et mulle see liikumine on hästi oluline. Et viimast 2 aasta jooksul tuleb see tunne. Ja peale, et see liikumine väga oluline. Ei, see on nagu nii sihuke, no kõik asjad on ikkagi need kogemused on ju. Ja siis selle pealt nagu, et kunagi ei ole igav, sest sa saad nagu tagasi mõelda, kui tore on olnud ja siis mõtled, oh my god, nii tore kogu aeg. Vahepeal võib rahulikum ka olla. Kunagi ütlesin, mõtle väga kaua tagasi midagi, et kas kunagi veel saab olla nii lõbus, kui meil oli seal Taanis. Oh my god. Siis kui me selle ahju äärest tantsisime. Aga ja sina muidugi loomulikult, et kui saab olla, aga praegu just ongi, et see koroona tuli peale ja siis ma olen selle üle mõelnud, et see on tõepoolest, et kuidagi nagu see, et mingis mõttes tõesti see paradiis ei tule tagasi, tuleb järgmine. Ja tuleb mingi täitsa uus asi. Aga ja, et ma arvan, et Ingrid, sina oled minuga täiesti sama meelt, et peaasi, et lõbus oleks, et elus peab ikka nagu pulli saama ka, et see nagu toidab nagu nii palju, et liiga tõsiselt ei saa kõiki asju võtta, kuigi seda peab endale väga tihti meelde tuletama, sest mina ka ikka võtan vahest asju väga tõsiselt. Aga jah. Ja. Aga aitäh kõigile, et te tulite, osalesite. Ja vaatame, jääme veel koos näitust vaatama siis. Ja, aitäh. Aitäh.